Tere! Minu nimi on Indrek ja täna ma tahaks selle sõnumi pühendada kõikidele nendele inimestele, kes tegelevad okultismiga, kes tegelevad New Age'iga, kes tegelevad erinevate tervendavate teraapiatega. Ja kõigile neile, kes tarbivad neid, ehk siis kes kasutavad reaalselt, kellel on tervisehädad ja siis te pöördute nende teraapia vormide poole. Et see sõnum on täna teile ja see ei ole alustav sõnum. Sest ma ütlen päris siiralt, see tuleb südamesse teile. Ja ma tahan lihtsalt natukene teie silmi avada selles osas, mida te olete õppinud ja mida te kasutate. Sest paljud inimesed ei tea, millega nad tegelikult on seotud. Ja paljud inimesed ei tea, kust nad lähevad abi otsima. Ehk siis, kes reaalselt neile abi osutab. Ma ei pea silmas inimesi, sest te olete eranditult kõik. Ma usun, et te olete hea südamega inimesed, kes te tegelete sellega. Te olete eranditult abivalmid inimesed. Te tahate inimesi aidata. Võib-olla teil on see kutsumus, nii nagu ka minul oli see kutsumus peale oma avariid, kus ma tahtsin inimesi aidata. Ja ma läksin sellele samale teele, kus kohas täna olete teie. Ma aitasin inimesed said terveks. Ma tegelesin sellega 3 aastat. Kuni ühel hetkel mul midagi klikkis ära. Mis on selle asja taga? Millised jõud on selle asja taga? Sest ma sain aru, et see ei ole minust. Need tervendavad annid, need tervendavad väed, need ei ole minust. Ma olen kõige tavalisem inimene. Aga need kuskilt tulevad, kellegi kaudu. Ja need õpetused ütlevad, et need tervendavad annid ja väed tulevad universumist. Aga kui te lihtsalt silmad avate, siis te saate aru, et universum on väga suur ja väga lai ja nähtamatu maailm seal ümber, selle sees on reaalne. Sama reaalne kui see sama füüsiline maailm, kus kohast elate. Piibel ütleb ka väga selgelt, Efeslaste 6:12. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega. Selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Et see lause on Piiblis kirjas. Ja kui mina selle lause läbi lugesin, minu pilt muutus. Sest ma sain aru, et see, millega ma tegelen, ei pruugi olla üldse õige asi. Aga ma räägin teile sellest ja ärge pange seda videot kinni praegu, sest see tunne võib-olla tekib, et ei taha vaadata seda edasi. Et ärge laske segada ennast sellest tundest, vaid vaadake see video lõpuni. Ma räägin mõningad kirjakohad Piiblist, mida te võib-olla ise ei ole lugenud ja te ei ole mõelnud nende asjade peale. Aga need on väga tõsised asjad. Ja kuna mina täna saan aru ja ma tean ja usun, et Jumal on olemas ja minu jaoks on Piibel tõeraamat, mis elab, see on otses mõttes, mis elab, siis ma tahan, et te saaksite sellest osa, et te saaksite vähemalt teada, et see sama Jumala sõna, mis on Piiblis kirjas, puudutaks teie kõrvu ja läheks teile sisse südamesse, et ta hakkaks aru saama, millega te tegelete. Mida ütleb Jumal selle kohta? Mida ütleb looja? See on otses mõttes sinu looja. Aga alguses ma teen ühe palve. Ja kui sa tahad, lihtsalt pane silmad kinni ja tunneta, mis su sees toimub. Isa taevas, ma tulen täna sinu ette, Jeesuse nimel. Ma toon sinu ette täna kõik inimesed, kes vaatavad seda videot. Ja ma toon sinu ette kõik inimesed, kes tegelevad okultismiga, isa. Kes tegelevad New Age'iga ja erinevate selliste tervendavate praktikatega. Ma toon sinu ette inimesed, kes on kasutanud neid tervendavaid praktikaid, kes on kasutanud okultismi oma elu muutmiseks või oma tervise parandamiseks.
ma toon sinu ette kõik need inimesed, kes võib-olla, kellel on mõttes minna ja külastada ja abi saada nendest valdkondadest. Ma toon eranditult kõik inimesed, Isa, sinu ette. Ma palun, Isa, kõigi nende inimeste eest, et sinu püha vaim laskuks nende peale, et nad saaks puudutatud, sinu armastusest, et nad saaks puudutatud sinu ligiolust, sinu tervendavast väest. Ja ma palun, Isa, et sa pööraks nende südamed ümber. Et sa pööraks nende südamed ümber ja avaks nende südame silmad. Et nad hakkaksid nägema seda tõelist valgust, Isa, milleks oled sina. Ma palun, Isa, et sa avaksid nende vaimu kõrvad, et nad hakkaks kuulma sinu häält. Mitte nende häält, kes lihtsalt paitavad kõrvu ja räägivad ja sosistavad. Et mine sinna, sealt saad abi. Ma palun, Isa, et sinu hääl oleks nende kõrvus. Konkreetne hääl. Et lapsed, tulge minu juurde. Sest mina olen tõeline valgus. Ja mina saan teid aidata. Mina saan kokku korjata kõik teie hingeosad, kus iganes ilmakaares nad on laiali. Ja mina tervendan teid. Mina toon teid tagasi valgusesse. Ma palun, Isa, et sa lihtsalt puudutaksid ja näitaksid oma tõelist palet ja oma tõelist armastust nende inimeste üle, kes on eksinud täna, kes on eksinud sinu sõna vastu. Ka mina olin, Isa, üks nendest. Aga sina tõid mind välja sellest pimeduse riigist ja asetasid mind oma poja kuningriiki. Ma näen seda tõelist valgust täna ja mul on siiralt hea meel selle üle, Isa. Aga täna ma näen, kus on tõde. Ma täna näen neid imelisi tervenemisi, mis tulevad, Isa, läbi palve, Isa, sinu poole. Ja ma tahan, Isa, et ka need inimesed, kes täna seda videot vaatavad, et ka need inimesed muudaks ennast, et see video oleks üks selline sinepiivakene, mis läheb nende südame sisse ja hakkab kasvama ja hakkab vilja tooma. Ja ma tean, et see video puudutab väga paljusid inimesi. Ja ma tean ka seda ja ma usun seda, Isa, et sa tood välja need inimesed sealt pimeduse riigist. Et need inimesed hakkavad mõtlema selle peale. Sest sina oled oma sõnas öelnud väga kindlalt, et ebajumala teenistus on sinu jaoks jäle. Ja see okultism ja see New Age ja kõik need erinevad idamaa praktikad on ebajumala teenistus. Isa, need inimesed, kes vaatavad seda videot, nad on äärmiselt head inimesed. Kas sina tead, Isa? Nad on sinu lapsed. Ma palun, Isa, lihtsalt puuduta nende südameid. Pane nende sisse oma armastus. Pööra nende elud, Isa. Pööra nende elud niimoodi, et nad hakkaksid nägema seda tõelist valgust. Sinu valgust, Isa. Ja ma tean ja ma usun, et see on võimalik. Ja see saab alguse tänasest. Ma tean seda, Isa. Jeesuse nimel, Isa. Tänu sulle, Isa, selle eest, et sa panid mulle südamesse selle video tegemise pool aastat tagasi, mis on täna teoks saanud. Ma tänan, Isa, selle eest. Au ja kiitus olgu sinu nimes. Ma tänan sind, Isa, selle eest. Õnnista kõiki neid inimesi, kes seda videot vaatavad. Õnnista nende perekondasid. Ma tänan selle eest. Amen. Ma loen teile ette nüüd mõned kirjakohad. Ma soovitan neid kirjakohtasid võtta vastu avatud südamega. Ja laske need kirjakohad enda vaimu sisse. Vaadake, mismoodi teie vaim reageerib sellele. Sest ma olen täitsa kindel, et paljud inimesed, kes tegelevad selliste okultsete praktikatega, New Age'i, igasuguste tervendavate teraapiatega, mis on õpitud ja sisse toodud kuskilt idamaalt,
te ei ole uurinud piiblit, te ei tea, mida Jumal, mida looja arvab sellest. Aga täna, kui te seda videot vaatate, need kirjakohad jõuavad teieni. Ja võib-olla nad puudutavad teid ja panevad teid mõtlema selle üle, millega te tegelete. Kui mina neid kirjakohtasid lugesin, ma ütlen ausalt, need puudutasid mind päris tõsiselt. Ja need panid mõtlema mind. Et need kirjakohad tulevad nüüd ja olge siis avatud nendele. Esimene kirjakoht on Efeslastele 6:12. Meil ei tule ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaaluste vaimudega. Pauluse teine kiri korintlastele 11 peatükk räägib. Ja see ei ole ime, sest saatan ise moondab ennast valguse ingliks. Seepärast ei ole midagi erilist, kui ka tema teenrid moondavad end õiguse teenriteks. Nende elu ots tuleb nende tegude järgi. 5. Moosese 5. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees. Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, issand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb. Laste kätte 3. ja 4. põlveni neile, kes mind vihkavad. Aga kes heldust osutab 1000 neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad. Ärgu leidugu su keskel kedagi, kes laseb oma poega ja tütart tulest läbi käia. Ei ennustajat, pilvest lausujat, märkide seletajat ega nõida. Ei manajat, vaimude ja tarkade küsitlejat ega surnutelt nõu otsjat. Sest igaüks, kes seda teeb, on issandale jäle. 3. Moosese 19. Ärge pöörduge vaimude ja teadjate poole. Ärge otsige neid, et ei saaks nende läbi roojasteks. 3. Moosese 20. Kui keegi pöördub vaimude ja teadjate poole, järgides neid hooraviisil, siis pööran mina oma palge niisuguse inimese vastu ja hävitan tema ta rahva seast. Jesaja 8. Ja kui teile öeldakse, küsitleke surnute vaime ja ennustajaid, kes sosistavad ja pomisevad, siis vastake, kas rahvas ei peaks küsitlema oma Jumalat? Kas tuleb elavate pärast küsitleda surnuid? Luuka 20. Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal, sest kõik elavad temale. 3. Mooses 19. Ärge ennustage märkidest ja ärge tegutsege nõidusega. 2. Johannese 1. Jah, maailma on läinud välja palju eksitajaid, kes ei tunnista Jeesus Kristust lihasse tulnuna. Seesama ongi eksitaja ja antikristust. Matteose 7. Mitte igaüks, kes mulle ütleb, issand, issand, ei saa taevariiki. Saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Paljud ütlevad mulle tol päeval, issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud? Ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole teid kunagi tundnud. Minge ära mu juurest, te ülekohtu tegijad.
Teine Peetruse kiri, 2. peatükk, hoiatus eksiõpetajate eest. Aga rahva seas oli ka palju valeprohveteid, nõnda nagu teiegi sekka tuleb valeõpetajaid, kes vargsi toovad sisse hukutavaid eksiõpetusi ja salgavad ära issanda, kes on nad vabaks ostnud. Nad tõmbavad iseeneste peale äkilise hukatuse. Kui paljud järgivad neid nende kõlvatuses ja nende tõttu teotatakse tõeteed ja ahnitsedes püüavad nad teid võltside sõnadega ära osta. Nende mõõt on ammu juba täis ja nende hukatus ei tukku. Jah, Jumal ei säästnud patustanud ingleidki, vaid tõukas nad põrgu pimeduse soppidesse kinnipidamiseks kuni kohtuni. Ta ei säästnud muistset maailma, vaid saates Jumala kartmatute maailma peale veeuputuse, kaitstes üksnes õiguse kuulutajat, noad ning tema omaseid, kokku 8. Ta muutis tuhaks Soodoma ja Gomorra linnad, mõistes need hukka hävinguks ja pannes hoiatust tähiseks tulevastele Jumala kartmatutele. Ta kiskus hukatusest välja õige mehe Loti, keda kõlvatud inimesed vaevasid oma liiderliku eluviisiga. Sest nende seas elades ning kõike seda nähes ja kuuldes oli see õige piinanud oma õiglast hinge päevast päeva ülekohtuste tegude pärast. Nii oskab issand küll Jumala kartlikke kiusatusest välja kiskuda, ülekohtusi aga nuhtlemiseks kinni pidada kohtupäevani. Iseäranis nuhtleb issand neid, kes rüvedas himus elavad lihalike loomuse järgi. Nad põlgavad issanda valitsust. Need on jultunud ja ennast täis ega põrka tagasi teotamast kirkuse ingleid. Kuigi isegi inglid, kellel on rohkem jõudu ja väge, ei lausu nende kohta teotavat otsust issanda ees. Ent need on nagu mõistmatud loomad, kes on loomu poolest sündinud püüdmiseks ja hukkamiseks. Nad teotavad seda, mida nad ei mõista ja hukkuvad oma hukatuses, karistatuna ülekohtu eest ülekohtu palgaga. Nad peavad lõbuks priisata päise päeva ajal need mustuse ja häbiplekid, kes turgutavad end oma lõbudes, kui nad pidutsevad koos teiega. Nende silmad on täis abielu rikkumist ning neil ei saa kunagi patust küllalt. Nad ahvatlevad kõikuvaid hingi, neil on ahnitsema harjunud süda ja nad on needuslapsed. Need olid vaid mõned kirjakohad piiblist, mis ma ette lugesin teile. Ja mis andsid selgelt mõistas seda, mis Jumalal on jäle. Ja nad andsid mõista seda, et Jumal tahab, et me nendest asjadest eemal hoiaksime, et me ei tooks kaasa endale hukatust. Aga meie teadmatus ja meie üleliigne uudishimu viib meid hukatusse. Me arvame, et on väga põnev uurida seda vaimset okultset maailma, tegeleda igasuguste müstiliste praktikatega. Sest need kõik töötavad. Ja see tekitab inimeses huvi. See tekitab uudishimu. Aga uudishimu ei ole alati kõige parem. Täna, kui sa said teada, mida Jumal läbi nende kirjakohtade räägib, ma loodan, et see puudutas sind, et see puudutas sinu vaimu, et seal midagi tuksatas, et sa hakkad mõtlema selle peale, millega sa seotud oled või mida sa tarbid. Meie vaim otsib pidevalt, meie vaim tahab pidevalt saada midagi. Seepärast me käime mööda erinevaid kursusi, praktikaid, sest meie vaim otsib midagi, sest tal on puudu millestki. Täpsamamoodi olin mina, ma käisin ka mööda erinevaid kursusi, võtsin, ahmisin lausa sisse.
ma sain teada tõe. Minust sai kristlane. Ma võtsin Jeesus oma ellu. Siis täna ma olen sellest vaba. Mind toidab ainult seesama Jumala sõna. Seesama sõna teeb mind vabaks. Sest see on tõde. Ja seal voolavad elava vee jõed. See on elav vesi, mis voolab minu sees. Ma ei pea otsima mitte kuskilt mujalt enam mitte midagi. Kui mul on vaja, siis ma pöördun oma vaimse isa poole palvega. Ja tema tuleb mulle appi. Ja tema tervendab mind. Ma saan kõik oma mured tema jalge ette panna. Absoluutselt kõik. Ja tema puhastab mind. Ja kui ma olen kildudeks, siis tema toob minu killud tagasi. Mitte üks teine tervendaja ega ravitseja, vaid minu vaimne isa toob tagasi need killud. Sest tema on mind loonud. Tema on mulle elu andnud. Tema teab täpselt, mis mul on puudu, mis osake on puudu. Ta teab täpselt, millisesse rakku on vaja panna see tervendav vägi. Et ma lööks taas elule. Täpselt sama on ka sinuga. Kui sa täna oled katki, kui sinu elus on toimunud mingisugused üleelamised, võib-olla sul on probleeme suhtes, võib-olla sul on probleeme tervisega, siis sinu võimalus on minna täna Jumala ette ja pöörduda tema poole ja paluda teda reaalselt Jeesuse nimel, et ta näitaks sulle, kus on sinu hingekillud, kus kohas, mis asi vajab tervenemist. Ära pöördu nende ravitsejate, selgeltnägijate poole. Pöördu oma vaimse taevas isa poole. Tema lapib sind kokku. Ja mine tema juurde täitsa vabalt, lihtsalt. Pane see aadress õigeks. Jeesuse nimel ma tulen sinu ette, taevan isa. Mul on need ja need mured. Mul on need ja need probleemid. Palun aita mind. Ma isegi ei usu sinusse. Aga näita, et sa oled olemas. Tõesta ennast mulle. Ja ta tõestab ennast sulle. Väga palju on selliseid näiteid, kus inimesed, kes ei usu, kes on omadega käpuli, nad lähevad lihtsalt Jumala ette Jeesuse nimel ja panevad oma seljakoti maha sinna. Kõik oma mured laotavad laiali ja nad saavad abi ja nad saavad tõestuse sellest, et Jumal on olemas. Mind väga puudutas see kirjakoht, kus Jumal ütleb, et vanemate süü nuheldakse 3 kuni 4 põlve neist siis edasi. Ehk siis kannatajaks lisaks meile veel on meie lapsed ja sealt edasi. Et meie patud nuheldakse nende kaela. Meie valed tegevused siin nuheldakse meie lastele. Ja ma ütlen päris ausalt, see puudutas mind. See tegevus, millega ma tegelesin ja üldse minu mineviku elu, see puudutab ka minu järeltulevat põlvkonda. Täpselt samamoodi puudutab see teid ja teie lapsi. Ja seob sõlmed teie laste eludesse.
Neid asju ei ole võib-olla kohe näha. Aga aja jooksul mingis eluetapis mingid asjad hakkavad toimuma ja pärast ei saa tagantjärgi aru, miks mingi asi on teie ellu tulnud. Kui meie esivanemad näiteks on keerutanud taldrikut niisama pulli pärast või tegelenud või käinud ja kasutanud ravitsejate, selgeltnägijate abi, siis nende tegevus mõjutab ka meid. Võib-olla kui sinu elus on pidevalt põlvest põlve käib mingisugune haigus. Võib-olla on põlvest põlve suhetega probleeme olnud. Võib-olla on põlvest põlve alkoholiga probleeme olnud. Abielud lahutatakse. Toimuvad mingisugused seletamatud surmajuhtumid. See kõik võib olla selle tagajärg, millega meie esivanemad on seotud olnud. Ma usun, et see paneb ka sind mõtlema. See paneb ka sind mõtlema selles suunas, et kas sa tahad oma lastele sellist tulevikku, kus sina tead täna, et sa võib-olla eksid ja sinu laps kannatab tulevikus sinu eksimuse pärast. Me kõik tahame oma lastele häid elusid ja head haridust anda. Aga puhtalt need pisikesed asjad võivad muuta meie järeltulevate põlvkondade elusid. Ja ainus viis nendest põlvkonna needustest lahti saamiseks on see, kui sa annad oma elu Jeesusele. Sa võtad ta vastu oma elu päästjaks. Sa lõikad läbi kõik sidemed oma varasemate esivanematega. Siis nad ei puuduta sind. Ei ole õige koht minna kuskile. Tervendaja, sensitiivi, nõia juurde. Ainukene, kes sind päästab, on Jeesus. Ainukene. See on täna fakt. Väga paljud inimesed on saanud vabaks oma mineviku probleemidest, oma mineviku needustest. Ainult läbi selle. Jah, kui sa lähed kasutad neid selgeltnägijaid, kui sa lähed kasutad neid okultseid praktikaid ja nende teenuseid, siis see vabanemine võib tulla hetkeks. Aga saatan ei lase sind lahti. Saatan ei lase sind lahti. Ta annab sulle uued asjad. Ta seob sind uute asjadega, uute haigustega võib-olla, uute probleemidega. Sealt ei tule vabanemist. Ja te maksate oma raha, maksate ja maksate. Te olete ühes võrgus kinni. Aga Jeesus on see, kes teeb vabaks. Johannese 8:32 ütleb, kui te jääte minu sõnasse, siis te tunnetate tõe ja tõde teeb teid vabaks. See on lubadus, millest räägib piibel. Et selle videoga ma liiga pikale ei läheks ja ta ära ei tülineks, siis ma tõmban korraks otsa kokku ja järgmises videos siis jätkan sealt, kus ma pooleli jäin. Seniks olge õnnistatud ja olge hoitud.